Aga alustame siis vaikselt pihta, et tere kõigile. Aitäh, et te leidsite selle aja ilusal reedel hommikul meiega liituda. Ja see seminar siis selle tunni ja 15 minuti sisse ongi siis kratid avalikus sektoris, mis tegelikult võib-olla ongi tekitanud natuke segadust, aga see on selline laiem raam, et kui võttagi kratid siis nii-öelda laiemalt kui avaliku sektori selline tehisaru kasutuselevõtu praktiline raam, siis tänane teema tegelikult on selle konkreetne niisugune eeltingimus, et mina olen Jaanus Vänt, ma ju tegelen Justdigis just tehisaru ja andmete teemadega ja sinna hulka kuulub ka siis küsimus, et kuidas vajalik arvutusvõimekus siis päriselt avaliku sektorini jõuab ja tänase arutelu mõte ei ole minna siis väga abstraktseks ega rääkida just sellist tehisarust kui mingisugust visioonist ja pigem teeks vastupidi, et proovime teha ühe väga sellise praktilise teema selgeks, et kui avaliku sektori sellisel alusel tekib päris vajadus näiteks GPU või kõrgjõudlusega arvutusvõimekuse järele, siis milleks see sobib, kuidas me sinna üldse jõuame ja mis peaks olema paigas ennem, kui sellest lõpuks ka päriselt kasu sünniks, et minu jaoks on siin üks oluline lihtne mõte, mida ma tooks välja ja see on just selline teenuse olemasolu kui selline. Et see ei ole nagu ainuke asi, millest nagu piisab, kui kasutajal ei ole selge, kust alustada, kelle juurde pöörduda ja mida peab üldse ette valmistama ja mis loogika alusel üldsegi need lahendused valitakse, siis jääb ka see selline võimekus lihtsalt nagu ressursiks ja ma olen seda oma silmis näinud nii meie siin avasektoris kui pika kogemusega erasektoris, et ja ma arvan, et oluline on siin välja öelda, et see protsess ei ole täna ütleme lõplikult valmis või kivisse raiutud ja me ei saagi seda tegelikult eeldada, sellepärast et kui me vaatame, kui kiiresti tehisaru tegelikult liigub ja kuidas me kasvatame seda võimekust, siis need asjad ongi pidevates muutudes, teadmised muutuvad, nii et me ehitame seda selliselt iteratiivselt ja tahamegi tänase arutelu kaudu ka saada võimalikku sisendit, et teretulnud on siis kõiksugused arvamused, et see töötaks sellise avaliku sektori asutuste jaoks võimalikult hästi. See ongi selline käigus täpsustuv. Meil on asjad, mis on praegu paigas ja Ivar ja Ave toovad siin lauda nende vaated ja kuidas meil praegu asjad toimivad. Ja mis on siis nagu Justigi roll minu meelest on selline mitte siis infrastruktuuri opereerida, seda me ei tee, aga hoida seda tervikpilti ja sõnastada siis avaliku sektorile neid vajadusi, tuua kokku just nagu see praegu meil siin käimas on õppetunnid ja aidata selle põhjul siis kujundada selline toimemudel. Ja mida ma veel siis täna tahaks nagu fookuses hoida, on tehisaru kui selline ei vaja alati sama tüüpi taristust, et mõni asi vajab kohalikku suveräänset lahendust, mõned teist toimetavad just sellel teemal, mõni sobib lumisse, mõni asi võib hübriidlahenemisele minna, pole selget nagu vastust ja selle jaoks me ka siin laua taga oleme. GPU ei pea olema meie esimene probleem, nii et ma vaataks tänast üldsegi seda arutelu läbi 3 küsimuse, et milline võimekus meil täna siis olemas on ja kuidas see avaliku sektori asutus selleni päriselt jõuab ja millal see on tegelikult õige tee versus midagi nagu lihtsamalt, et täitsa võimalik, et riigipilv kui selline lahenduseks piisab täielikult ja ei peagi minema sügavamale. Ja selle raamiga siis ma võib-olla annangi Etaisile üle, et panna paika, et mis see meie võimekus siis täna on, mis on reaalselt olemas, et Ivar natukene avab seda teemat, et sageli meil räägitaksegi GPU-dest üsna üldiselt ja viimasel ajal eriti palju, aga kasutaja jaoks võib-olla ongi oluline just aru saada, et millal see on nagu see õige tööriist, millal mitte
ja mis meil tegelikult siis olemas on, nii et sellega ma annakski üle Ivarile teha selline väike lühike kokkuvõte. Nii, kas minu pilt ka tekkis sinna, tere? Päris tore pilt tuli jah, Jaa. GPU maastik, näeme ilusti. Jah, ma alustan seda ülevaadet siis eelmisest aastast põhiliselt, kuna eelmine aasta toimus niisugune küllalt suur muutus, et Eesti oli suhteliselt tühi GPU-dest ja enamik GPU-si, kes kõik kasutasid kuskil välismaa pilve GPU-sid, et ma osalesin ka see aasta lõpus ühe ülevaate koostamisel, et kuidas Eesti ettevõtted ja avalikud sektorid ja GPU park meil on ja ega koha peal väga ei olnud. et DICE-il oli realistlikult kuskil 100 erinevat GPU-d eri vanustes ja suurustes. ja aasta keskel siis Justiits- ja Digiministeerium nägi, et kui mingit arengut tahta, siis oleks vaja sinna ressursse juurde panna ja midagi muuta. ja no sellel ajal tegelikult riigisektor juba kasutas GPU-sid, meie omasid, üle riigipilve. ja olukord oli umbes niimoodi, et seal kuskil kümmekond kasutajat oli ja kogu aeg meil oli mingi 1-2 kaarti nagu veel varuks ka, et kui järgmine tuleb, et siis saab, aga noh, see ei ole päris jätkusuutlik. ja tegime siis siukse, noh, ütleme administratiivselt peaaegu ime, et poole aastaga õnnestus meil siis hange läbi viia. aasta lõpuks olid seadmed kohal, tuli meile 40 RTX 6000 kaarti, mis on põhiliselt inferentsiks kasulikud ja 24 B200. ja kuna noh, GPU-l ja GPU-l on väga suur vahe nii hinnas kui ka võimekuses, siis sisuliselt võrreldes selle meie olemasoleva 100 GPU-ga me saime kuskil 10-kordse võimekuse kasvu. kui nüüd siin Eestit vaadata, siis lisaks Eestile on Eestil osalus ka Lumi superarvutis. et numbrid kõrvale panna, Lumil on 12 000 GPU-d praegu, AMD oma, Eestil on 101% ehk siis 120 GPU-d ja 24, 7, 3, 6, 5, eks ole, noh, teistpidi võttes on see 1 000 000 GPU tundi aastas, millest me kasutasime ära eelmine aasta kuskil 70%. ja kui panna kõrvuti nüüd need AMD GPU-d ja B200-d, siis niisuguse treenimises on nad veel enam-vähem võrreldavad, kuskil 2 korda on B200 kiirem kui AMD MI 250X, aga inferentsi puhul on see vahe küll kuni 20 korda B200 kasuks. nii, ütleme, mis meil seal ETAS-is praegu üldse on, siin on näha, et on niisugune hea lai taristu, et on paremaid ja kallimaid asju, on ka niisuguseid lihtsamaid asju, on natukene kettapinda, kui vaja on, sest noh, see GPU kah vaakumisi töötab päris hästi. ja noh, põhimõtteliselt saame ka arhiveerimise asju teha. nii. kuidas seda asja kõike kasutada saab? et GPU-d me kasutame põhiliselt kahel eesmärgil, et üks on mingisuguse mudeli treenimine või no ütleme, treenimine on niisugune ka tohutu lai mõiste, et üks on see, kui me näiteks mingisuguse röntgenpiltide analüüsiks treenime väga spetsiifilist rakendust, see on kohapeal tehtav ja kuluefektiivne ja mõistlik. isegi ütleme, et droonide juhtimise treenimine on kohapeal tehtav. kui me tahame ise omale mingisugust Eesti GPT-d teha nullist alates, siis see kuulub ikkagi fantaasia valdkonda. me räägime siin võib-olla mingist miljardi või ka paarilisest eelarvest. aga treenimiseks on meil siis sisuliselt 2 varianti, ütleme isegi 3, et on võimalus võtta riigipilve kaudu ETAS-ist GPU ja nende peal treenida läbi pilve.
Noh, jällegi treenimise juurde jäädes, siis pilv võib-olla ei ole kõige otstarbekam variant, sest pilve puhul me maksame reservatsiooni eest. aga treenimine on jälle niisugune hästi piiritletud asi, et on võimalik ka järjekorrasüsteemiga kasutada ja siis me maksame täpselt selle aja eest, mis me treenimist kasutasime. ja noh, see võimekus on ka meil vähemalt väga lihtsasti tekitatav riigipilve kaudu, et saab otse ETAS-i järjekorrasüsteemi kasutada. Sama kehtib ka lumiga kohta, et lumi on no meie praeguseid kasutamismustreid võttes täiesti vabalt kasutatav nii avalikule sektorile kui ettevõtlusele, et mahtu ma arvan, see aasta veel täis ei saa ja noh, ettevõtlusel on küll riigiabi piir 20% kasutusest ees, aga sinna on veel oluliselt rohkem minna, kui see lumi täitmine. Inferentsi poole pealt on asi lihtsam, et ega üle riigipilve Kubernetest ja see on vist kõige mõistlikum variant, sest kuigi lumi võimaldab kah inferentsi jooksutada, siis ta ei ole selleks üldse mitte mõeldud. Enamik neid teaduse jaoks tehtud superarvuteid on optimeeritud maksimaalse võimekuse jaoks, mis tähendab, et nad ei ole optimeeritud pideva töö jaoks ja seal on tavaline uptime kuskil 70–80% aastas ja no ma arvan, et ükski kasutaja ei talu niisugust asja, kui meil on 2 kuud aastas on mingisugune meie rakendus maas, no olgu see mis iganes. aga noh, seda välja töötada ja arendada ja loomulikult. Siis veel, siis edasi ilmselt tuleks juba liikuda võib-olla annakski sõna Avele üle, et kuidas see praktiliselt meil see riigipilve ja ETAS-i kaudu kasutamine käib. Ja ma võin pärast siis täiendada mingisuguste täpsustustega. Ma veel ütlen vahele seda ka, et kui kellelgi on küsimusi, siis võib vabalt tõsta käe ja küsida otse, et ma saan aru, et just mida Ivar ütles, et meil tänane olukord on teistmoodi selles mõttes, et meil on see võimekus olemas ja seda ka kasutatakse päriselt. Et see ongi selline, meil on selline riiklik ressurss, mida me saame siis nagu targalt planeerida ja jagada, et kui meil enam seda ei olnud, siis me ei alusta enam nullist, et nüüd on see alus nagu olemas. Ja siit jah, siis võikski nagu, kui siin praegu momendil Ivarile küsimusi ei ole, võite ka jooksvalt neid küsida, siis nüüd võiksime jah liikuda üle selle järgmise sammu juurde, et kuna noh, inimesed ei tule ju ütlema, et ei, meil on vaja näiteks, ma ei tea, H100-sid või B200-sid klassi GPU, siis nad tulevad tegelikult ju oma probleemiga. Kas neil on midagi vaja transkribeerida või treenida või jooksutada, analüüsida, piloteerida, et me kuuleme neid soove nagu pidevalt. Ja seal on see osa ka, mis selle vajaduse siis peab tõlkima tegelikult teenuseks, et osaliselt on siin justigi roll ka selle vajaduse raamijana, aga tegelikult on ju siin ka otse nagu RIT-ile ligipääs. Et ma annangi siis nüüd üle selle vahepeal Avele, et Ave saaks natuke seda vaadet siis tuua siia sisse. Nii, tere ka siis minu poolt, RIT-i või siis riigipilve poolt. Ja nii nagu Ivar ütles, siis tegelikult koostöö riigipilve ja Tartu Ülikooli või siis UT pilve või siis ETAS-i vahel on olnud juba aastast 2017 ja GPU-si on ka kasutatud nii ja naa, on ka variant, mida me ei propageeri, on see, et on toodud ka meie enda juurde. Aga jah, et circa 10 GPU-d on olnud jooksvalt kasutuses.
22. aastast, kui konsortsiumilt anti riigipilv üle RIT-ile, siis on partneriks ETAIS-ile või Tartu Ülikoolile Riigi IT-keskus. Mul on nüüd praegu vale slaidi peal. Nii, ma ei leia praegu korraks. Nii, ma pean korraks võtma kaabli küljest ära, mida praegu ekraani pealt tagasi. Nii, kas praegu PowerPoint on näha? Ja, me näeme su ekraani, jah. Jah, kui ma ise ka näeks. Okei, näen. Nii, siis GPU tellimiseks täna on eelduseks see, et on olemas koostöökokkulepe Riigi IT-keskusega. Sest GPU kasutamine maksab ja arved esitab Riigi IT-keskus. Kui me koostöökokkuleppe sõlmime, siis me küsime ka peakasutaja volikirja. Tavaliselt asutuse juht ei lähe riigipilve ise teenindusse tellima, vaid seda teeb keegi, kelle see vastav siis kas infrastruktuuri või vastav ülesanne on antud, kes tellib, sest see on rahaline kohustus ja selleks meil on vaja volikirja. Nii, täna saaks peakasutaja tellida GPU ressurssi nii, et ta ehitab oma rakenduse ühtlasi ka uute pilve. See tähendab seda, et mõlemad nii JAAS-i ressurss, et kogu see ressurss, mis selle rakenduseks on vajalik, on Tartu Ülikoolis. Nüüd uus teenus, mis nüüd on tulemas ja millel veel kasutajad ei ole, aga ma sain aru, et on juba üks potentsiaalne, kelle puhul me nüüd saame varsti selle protsessi kõik läbi praktiseerida, on uute pilve platvormteenus ehk siis Kubernetese keskkond ja selle kasutamine, et selle sees on ka GPU, et kes tahab kasutada Tartu Ülikooli Kubernetest koos GPU ressursiga, siis see on võimalik. Sel aastal on plaanis ehitada Tartu ja Tallinna vahele krüpteeritud andmesideühendus. Ja see lahendaks ära ühe probleemi, mis meil tegelikult on, kus osad asutused on ehitanud oma infosüsteemi riigipilve saitidesse ja tahaks kasutada GPU ressurssi, aga ei saa, sest ta peaks oma süsteemi kas siis uuesti ehitama nullist uute pilve või siis loobuma kasutusest. Nii, kui meil nüüd realiseerub see võimalus, me loodame, et kuskil läbirääkimised käivad, võiks olla sügiseks, pakun. Sügiseks olemas, siis saab teha nii, et rakendused on ehitatud riigipilve ükskõik millisesse saiti siin Eestis või vähemalt põhimõtteliselt küll ükskõik millise saiti Eestis, kas siin Tallinnas, Harkus või Kriinis ja GPU ressurss on küll Tartus, aga on võimalik kasutada. Et see tuleb juurde. Ma nüüd näitan seda ka praktilise poole pealt. No nii. Kas pean minema? Läks küll. See on siis nüüd riigipilve koduleht. Nii. Tahaks, et mõni hiir mul töötaks. Mina näen küll praegu seda PowerPointi veel. Okei, siin ma valin, ma väga head ütlesid tegelikult. Ma lõpetan korraks jagamise. Ma toon korraks selle. Vaatan, et mu hiir ei liigu. Nii ja jagan. Vaatan kohe, kas mul, riigipilv on mul lahti. Nii, kas on,
Nüüd, kas te nüüd näete riigipilve esilehte? Näeme, täitsa Väga hea. olemas. Väga hea. Nii, riigipilve koduleht on praegu see, kuhu ma panin ka tänase ürituse veebiseminari lingi. Nii, siin on olemas meil teenused. Teenuste all on infrastruktuur kui teenus. Tartu Ülikooli pilv. Ja siin on kõik need hinnad, mis maksavad. Siin ei ole nüüd lumega seotud hindu, sest see on praegu veel päris uus mõte, keegi seda ei kasuta ja siin me ei ole veel nagu kokkuleppeid teinud, pole praegu huvilisi, nii et neid me siia panna pole saanud. Nii, see on nüüd kodulehelt näha. Kui on olemas koostöö kokkulepe, on sõlmitud, on olemas ka volikiri, nii, siis ma annan õigusi. Ma login nüüd praegu sisse. Sisse logimine käib läbi, põhimõtteliselt on kaks varianti, et IP peab olema lubatud ja siis autentimine kas tara kaudu. Nii, login sisse. Ma olen praegu live keskkonda. Nii, asutused. Ma võtan demo. Demo keskkond. Oletame, et see asutus, kes tahab saada GPU-di, kus ma töötan, on demo organisatsioon. Nii, siin meil on projektid. Mina praegu tegin varem valmis GPU esitluse nagu projekti, aga selle võib teha ka jooksvalt. Kui projekt on olemas, siis sellesse saab lisada juurde ressursse. Nii, lisa. Projekti nimetus läheb see ülesse. Võtan infrastruktuur kui teenus. Mul on praegu eestikeelne liides. Tavaliselt, kui sisse logitakse, on ingliskeelne. Nii, ja siit praegusel juhul, kui on GPU on ja kogu ressurss, kogu rakendus ehitatakse Tartu Ülikooli ehk ETAISe, siis tuleks valida A100 see teenus, sest siin on ka uued kaardid sees. Kui on Kubernetes, siis peaks valima teise teenuse. Põhimõtteliselt siit näiteks mingisugune, nagu nii tuleks teha Tartu Ülikoolis ka siis tellimus, kus valitakse ka mälu, ketast ja protsessoreid, ehk siis tuleb öelda, millise tenanti külge see läheb. Nii, panna mingisugune nimi, selle rakenduse nimi, millega ta seotud on. Ja näete, see läks mu roheliseks, ehk siis nüüd ma saan tellimust esitada. Ja tellimust tuleb siis meil pöördumiste haldusesse, jääb ka iseteenindusse jälg alles ja lähebki meil Ivariga suhtlemiseks. Et annan Ivarile teada ja viin kokku vastavad siis isikud, et teenus saaks aktiveeritud. Ja nii ta põhimõtteliselt käibki. No ma optimistlikult ütlen vahele, et minu arust neid pilve GPU-sid, see peaks isegi lausa täisautomaatselt olema võimeline töötama tänapäeval, et imits peaks kõigile nähtav olema. No seda me peamegi võib-olla siin juurde tegema, sest Kubernetese puhul on ka nüüd ta on just tulnud siin mul live-keskkonda. Jah, niivõrd uus asi, et nagu, peaks esimene kord ikka kaasa jalutama kasutajaga. Just, et ta eile minust oli veel betas, aga ma täna vähemalt nägin, ta siin kenasti oli mul laivis olemas. Et nüüd on see, mida Ivar näitas ka oma slaidi pealt ja siin on siis see K8S on siis Kubernetes. Ja Ivar, tead, ole ja räägi sellest tunnipõhisest kasutusest või sellest järjestikulisest. No, järjekorrasüsteemiga kasutamine. Jah, ole kena, ma praegu vist lõpetan vist momendil jagamised, räägi sellest ka, mis asi see on? No ma räägin nagu põhimõtteliselt ja see on jällegi idee tasemel, sest seda meil keegi vist praktiliselt niimoodi ei kasuta, aga
Mõtleme, et kui otse meie juurde pöördutakse, saadakse samasugune iseteenindusvaldur nagu riigipilvel on, kus on organisatsioon, millel on organisatsiooni omanik ja seal all on projektid. Ja saab omale siis sealt võtta niisuguse asja nagu käsurea ligipääs. Käsurida tähendab siis üle SSA või üle veebi ligipääsu, noh, see tähendab Linuxi käsureaga oskama midagi teha ja seal saab panna oma tööd järjekorda. Ja võtta siis, no see töö meil praktikas läheb ta ilmselt ikkagi kohe käima, hullemal juhul siis, kui on pool päeva järjekord, siis on kasutajad juba närvilised. Ja käib ära ja pärast siis billingusse pannakse täpselt nii palju mälu, kui sa küsisid, nii palju aega, kui kulus, noh, täpselt vastavalt kasutusele. Ja no on võimalik, eks ole, et ma teen lihtsalt riigipilvele ühe orgi, kus siis saab Abe teha, lisada neid kasutajaid projektidena ja omavahel siis pärast sa näed, eks ole, kasutust ja pildid. Meil on siin vaja sinna mingisugune võib-olla lepingu lisa või hinnakirja muudatust teha ja nii ta ongi. Aga see on midagi, mida vajadusel saaks, no ma ei tea, kas või homme ligi lasta. No kui nüüd keegi võtab nagu järjestikulist või tunnipõhist GPU-d, siis kasutajaga RIT ei tee mingit täiendavat koostöökokkulepet ega mingit lisa, seda siis teaksite. Aga no see isegi ei ole mitte tunnipõhine, see on sekundipõhine, eks ole. Vahe ongi selles, et kui ma nüüd ühtepidi tahan, eks ole, et mul on mingi asi vaja treenida, siis ma võtan omale pilve ma võtan mingi granulaarsusega, ma arvan, et mul läheb 3 päeva, ma maksan 3 päeva eest, eks ole, GPU eest, mälu eest, selle eest. Kui mul on, tulen selle käsureaga treenima, siis ma panen oma treeningud sinna järjest jooksma, nad jooksevad kunagi ära, kui nad jooksevad ja pärast öeldakse stopperiga, et sinu see asi käis tegelikult, eks ole, 8 tundi, 45 minutit, 13 sekundit. Ja võttis siis täpselt nii palju ressurssi, kui ta võttis. No, ta ei ole nagu selles suhtes garanteeritud ressurss, et sa ei tea, kuna ta täpselt käima läheb teoreetiliselt, aga selle eest on ta jällegi võimalikest kõige odavam. Ja no sama kehtib ka Lumi puhul, et Lumi on ka järjekorrasüsteemi põhine. Kas on inferentsile? No meil tegelikult on võimalik ka Kubernetes kasutuspõhine hinnastamine, aga mõtleme, ta on jällegi beta asi, eks ole. Ja teine asi on see, et me ei saa seal garanteerida jällegi, et see GPU olemas on, et no jah, ma ei tea, praktikas, eks ole, me võime nagu pool aastat või aastat loota, et nad on olemas, aga jällegi, et kui rakendus on ja vajab GPU-d ja meil seal ühtegi ei ole, no siis ta ei saa seda lihtsalt. Mul on omal siin mingisugune chatbot, mis dünaamiliselt võtab neid GPU-sid nii palju, kui vaja on. Jah, tehniliselt on see teostatav, aga no siis peab enne läbi mõtlema, et kumb see olulisem on, et see, et ta nagu alati olemas on, see ressurss või mitte, eks. Kui saladus ei ole, siis kes see esimene katsejänes on selle kube osas? Ma arvan, et see on Sisekaitseakadeemia. Jah, mul on sama info. Noh, see kuber kui teenus ise ei ole midagi niisugust väga alfat, sest noh, meil endal on ta production'is siin juba, ma ei tea, mõni aasta, eks ole, kõige väljapaistvam klient on võib-olla see geenivaramu geenidoonori portaal, mis noh, siis kui ta välja tuli ja kõik oma neandertaanlase DNA-d otsisid, siis oli umbes võib-olla Maksuametiga sama popp, eks. Ma küsiks sellist küsimust, võtaks natuke nagu kaugemale sellest, et just kui me oleme praegu nagu selle infra tasemel, aga ma küsiks, mis oleks nagu selline, mis oleks see minimaalne hea sisend, millega üks asutus peaks juba teie juurde tulema, et teda nagu saaks aidata, kas nendel peaks olema paigas, mida nad täpselt vajavad või
kus kohas nad peaksid seda sisendit saama, et Noh, hea algus oleks see, et kui nad nagu teavad, mis nad teha tahavad. No võtame nagu reaalse kliendi, eks ole, meil on siin üks erafirma, et nemad ütlesid, nendel on vaja mingisugust on-prem, eks ole, või Eestis olevat chatboti, mis on nende dokumentatsiooni peale treenitud. No, see on umbes nii palju kasutajaid ka, eks ole, no selge, siis me aitasime neil selle üles panna. See käis tegelikult vist 16 gigase GPU peal täiesti piisavalt neil ja klient rahul. Okei, kas nendel oli siis midagi juba nii-öelda tehtud, et mida nad said teile ette näidata, et mis nende vajadused on või oligi puhtalt nagu väga selline, et tahaks nagu ehitada sellist asja? Ei no, oli konkreetne tööriist, mida neil vaja oli ja oli ka umbes teada, mitu kasutajat neil on ja võib-olla ka kui suur see dokumentatsioon on. Siis oli samal erakliendil oli ka jälle teine asi, et tal oli vaja mingisuguseid elektronmikroskoopia pilte analüüsida, kus oli teada, mis programmiga seda tavaliselt tehakse. No, ausalt öeldes see programmikene oli siuke paras pähkel, et me panime teda vist seal 2 kuud üles ja pärast pillisime neid selle eest, aga see sai ka kokku lepitud, et jah, et me paneme käima ja kui see nagu poole päevaga käima ei lähe, siis on see tasuline ja ühesõnaga nüüd on aasta otsa nad seda kasutanud ja rahul. Ja need olid nüüd otsepöördumised siis otse Taissi, jah? See oli otsepöördumised, jah. No ütleme meil see tegelikult kõige parem turundusmeetod, mis meil ikkagi reaalselt on töötanud, on see, et keegi on võtnud tööle inimese, kes midagi teab või on kunagi kasutanud GPU-d või kuskil kokku puutunud, eks ole. Ja Ave, ma küsiks sinu käest ka, et kas sul on ka selliseid pöördumisi või on sul ka nagu paika pandud, et mida nagu peaks, mis see eeltöö võiks nagu olla ennem kui riigipilve poole pöördutakse või RIT-i poole pöördutakse, et kas on see soov tuleks välja ütelda, et me teame täpselt missugust infrat ja missuguseid GPU vajadusi, või üldse CPU vajadusi või üldse pilve vajadusi või kuidas teie nagu kogemus selles mõttes on? Eks kõigepealt on see, et kui tuleb ka GPU, kui tuleb huvi saada GPU-d, siis me tavaliselt küsime Ivari käest üle, et millised valikud, millised võimalused on. Oli B100, A100 või uued kaardid. No nüüd, kui need ressursse on rohkem, nüüd on selle võrra nagu lihtsam. Ja tavaliselt on nagu märkuga antud seda, et kui kaua nad seda ressurssi ka vajavad. Et mõnikord on ka võetud pikemaks ja pole ka öeldud, aga on ka neid, et asutus ka ise teab ja saame ka meie võib-olla Tartu Ülikoolile öelda, et kui kaua seda võiks nagu vaja minna. Ütleme siia veel, et meil on see paindlikkus ka olemas, kuna praegu nad on ikkagi vabad, kõik need uued asjad, siis näiteks B200 on ülihea kaart, eks ole, aga ma kardan, et nagu seda tervet 200 gigase mäluga kaarti vähesed nagu vajavad reaalselt ja me saame neid ka tükeldada, et kui ta näeb, et tal on muidu seda jõudlust vaja, aga mälu nii palju ei ole, siis me saame talle teha mingisuguse, ma ei mäleta, kuidas need mikid jagunesid sellega, kolmandiku kindlasti, eks. Jah, see ongi üks asi, mida ma ka näen, on see just, et kuidas asutus nagu väldib seda olukorda, kus ta tellibki liiga palju või tellib liiga vähe või just sellest või tellib üldse vale tüüpi võimekust, et aru saam, et on selline, aga tegelikult ei ole seda vaja, et teisel pool siis peakski nagu vastas olema see, kes oskab suunata. See eeldab ka seda, et on küsitud ka õiged asjad. No eks meil tulebki teha koostööd, et kui tuleb see huvi või tellimus, ükskõik mis suunast, siis ega me teemegi koostööd, et ütleme, klient@riigipill.ee on see koht, mille kaudu siis meie otse siis uute pilvega siis suhtleme, et kaasame ka siis huvilise ja siis selgitame, mis täpselt vaja läheb, millal vaja läheb, mis ajast läheb vaja ja kõik selle.
Jah, et sa võib-olla isegi olulise osa sellest vastasid ära, aga mul oligi üks küsimus just sellest, et ma ka mainisin, et see protsess kui selline, ega ta kunagi nii-öelda nagu lukku tänapäeval ei lähegi, et see tähendabki seda, et me itereerime, me muudame seda ja see kasvab kogu aeg või läheb väiksemaks. Me ei tea kunagi, kuhu see tehisaru ja kui palju ta hakkab nagu ise tegema, on ju. Et aga praegu ütleme, et see protsess kujuneks nagu selliseks, mida asutused vajavad, et on siin mingisugust sisendit, mida te kõige rohkem nagu vajate, et see selline kliendi teekond oleks siis, hakkaks nagu päriselt nagu hästi toimima, et ma saan aru teie vaheline see side ja selline arutelu Ivariga, see on nagu igati teretulnud ja see tundub, et see töötab päriselt hästi, aga on mingisugune sisend, mida te vajate just asutuste poolest, mida teil praegu ei ole? Ivar, kas sa saad siin praegu öelda, mida sina just vajad? ei, no ütleme, kui ta liiga teoreetiline ei ole, et noh, et tahaks AI värki teha, et no sellega ma nagu tõesti ei oska midagi peale hakata. Ja. Aga kui juba mingisugune reaalne asi on, eks me siis mõtleme välja, eks ole. Et eks see koormus ka nagu kasvab tasapisi, aga mida ma siit nagu välja loen oma laua tagant, on just selline see vajaduste tuvastamine peaks olema, siis see nõuete kogumine, selline ressurss, arhitektuuri valik, selline, need asjad peaks hakkama juba algfaasides nagu läbirääkimistes, et mida me tegelikult asutusena, et mida me tegelikult ehitada tahame ja natukene seda taustatööd peab ikkagi ise ära tegema ja tooma juba lauda midagi sellist, mida tegelikult siis saaks arutada. Üks teema on tulnud üles, see on SLA on olnud, et ma saan aru, et Tartu Ülikooli pilv või ETAIS suudab pakkuda erineva tasemega SLA-si. Seda kindlasti, jah. Jah, et no, ütleme praegu see ülevaade võiks olla, et annab ka kasutaja enda poolse nagu soovi SLA-de osas ja siis me räägime ka sel teemal nagu läbi. Ja meie poolt oli ka veel üks asi, mis meil tegelikult on ka lauas, on just see sovereign compute, et tegelikult päris raske on hinnata seda, et mida me siis nii-öelda nagu sovereigniks nagu peame, et mis on nagu selline asi, mida me peaksime töötlema niimoodi, et see ei lähe kuskile väljapoole Eesti piirisid ja ma arvan, et see on asi, mis on veel praegu vist lahtine. Et just selline nagu sovereign compute vajadus. No, väljapoolt Eestit riigipilve puhul, riigipilve saidid on Eestis, ise administreerime, meie poolt nagu välja ei lähe. Ja no lumi on väljas, aga Tartu Ülikooli poole pealt, ütleb Ivar, kahjuks välja ei lähe ju. Ei, meie poolt ei lähe kindlasti välja, aga lumi on jah väljas, lumi on omaette jutt ka, eks ole, et on, noh, mida sinna Soome saab panna, mida ei saa, seal on detailid, eks ole. Põhimõtteliselt sinna näiteks meditsiiniandmeid võib panna, kui lumil oleks Trusted Compute valmis, mis neil, noh, nad väidavad, et aasta lõpus ikka on, aga seda nad väidavad iga aasta kohta. Aga tore, et ma ütleks niimoodi, et kui vaadata seda nagu kihtides, siis tehniline võimekus ja selle piirid on meil siin välja räägitud ja teine on siis selline nagu teenuse loogika, mis käib iteratsioonide kaupa, ehk kuidas see vajadus üldse siis süsteemi sisse saab. Aga ma liiguksin edasi ajavaatest, et päris palju ikkagi lõpuks määrab just selline see kasutaja kogemus, siis mitte see, kuidas me arvame, et protsess töötab, vaid kuidas see tegelikult siis nagu päriselus välja näeb, et kui arendajad või meeskond tahavadki nagu tööle hakata, see võimekus on, ütleme, sisemiselt asutuses olemas, et kuulaks natukene Riia ja Riki poolt siis sellist nende vaadet, et ma võib-olla annaks Merlele, et anda nagu enda selline, sa ei pea minema muidugi sinna taristu arhitektuuri, pigem vastupidi oleks kasulik just kuulda seda kasutaja vaadet, et milleks teil seda võimekult oli nagu päriselt vaja ja kuidas te siis selle tellimise või ligipääsu, mis see välja nägi ja kuidas te siis lõpuks see nagu tööle hakkas? Ja,
Okei. Tere ka minu poolt. Mina olen siis Merle-Paula Videvik RIA-st, personaalriigi osakonnas, tehnoloogia innovatsioonitalitusest ehk siis rahvakeeli bürokratitiimist. Ja me oleme mõnda aega juba ühte GPU-d Tartu Ülikooli pilvest kasutanud. Ja see vajadus tekkis meil tegelikult vist eelmise aasta kevadel, kui me hakkasime ehitama ühte bürokrati komponentidest ehk siis klassifitseerijat bürokrati võrgustiku jaoks. Ning selle raames oli vaja tekitada sünteetilisi vestlusandmeid siis nagu veebilehtede tekstide põhjal. Ning mõtlesime, et oleks huvitav või hea proovida siis mõnda vabavaralist suurt keelemudelit selle tarbeks, et kuidas nemad hakkama saavad ja kas see on üldse tehtav. Nüüd meil oli niimoodi, et meie andmearhitekt pani ilmselt kokku kogu selle ressursivajaduse, et sellist mudelit jooksutada ning DevOps võttis siis või konsulteeris otse RIT-iga, tõenäoliselt siis Avega, ma arvan, ning küsis, kust sellist GPU-d saada võiks ning Ave soovitus siis oligi kasutada Tartu Ülikooli pilve GPU-sid. Sellest suurest keelemudelist, mida me kasutada tahtsime, me mõtlesime katsetada siis Gemma 3 seeria mudeleid, et iseenesest seal need väiksemad mudelid 1B ja 4B on täiesti niimoodi lokaalselt jooksutatavad. Need GPU-d ei vaja, aga seal selline eesti keele väljund oli ikkagi päris kehv. Ja siis, et juba suuremat 12B kasutada, siis oli ikkagi GPU võimekus vajalik. Nüüd, kui ühesõnaga jõudsidki järeldusele, et GPU Tartu Ülikooli pilvest oleks siis võimalik lahendus. Ma saan aru, et see tellimine oli tegelikult tõesti suhteliselt lihtne, et küsimärk oligi veel mingi hetk selle koha peal, et kas siis, kui meil on nagu kõik muud ressursid on riigipilves üleval, et kas siis nüüd selle virtuaalmasina jaoks saab ka kasutada riigipilve ressursse või on vaja ikkagi Tartu Ülikooli pilves, seda Ave siin ka puudutas täna, et ikkagi Tartu Ülikooli pilves on kõik vaja üles panna. Aga meile see ei olnud iseenesest probleem, sellepärast, et meil on kõik komponendid ehitame eraldi moodulitena, nii et saime kenasti seda niimoodi kasutada. Ja seal oli ilmselt olulinegi see, et on vaja täpselt see graafikakaart kõigepealt välja valida ning siis saab ka muud ressursid sinna juurde tellida. Tol ajal vist oligi ainult seal 4 GPU-d oli saadaval, meile piisas ühest, vist oli A100, see, mida me kasutame. Nüüd arendajad meil, ma küsisin nii DevOpsi kui arendajate küsimuses, mina ise olen nagu selline ka tootejuhina pigem nagu kaugelt vaataja, et tuvastasin vajaduse, andsin tellimuse, sain aru, et võeti kasutusele ja et kasutatakse, et see on nagu selline minu isiklik kogemus, aga siin ma rääkisin ka meie DevOpsi ja arendajatega üle, et kuidas neil see kasutajakogemus oli ja DevOpsi sõnul oli äärmiselt lihtne tellida riigipilve halduskeskkonnast kogu seda ressurssi, sisuliselt ainult valid, mis ressursid vajalikud on ja lähebki tööle. Ning selleks, et nüüd meie välised partnerid sinna ressursile ligi saada, oligi nendel vaja igaühel genereerida oma SSH võti, mille siis meie DevOps lisas sinna virtuaalmasinasse ja andis siis vastu partnerile selle mingisuguse käsu, mille siis käsurealt sai käivitada ja oligi ligipääs olemas. Ja nüüd, et seda mudelit seal kasutada,
me veel omakorda, et see kasutamist lihtsustada, me kasutasime veel juurde Olama teenust, mis siis sisuliselt teeb kogu töö su eest ära, et on palju lihtsam mudeli allalaadimine, versioonihaldus, käivitamine ja sisuliselt midagi muud rohkem ei peagi tegema, ainult config failis mudeli nime muutma ja siis käivitama käsurealt. Aga jah, ja ühesõnaga arendaja selline mulje või kogemus oli ka, et väga lihtne on kasutada tegelikult niimoodi. Ma küsin korra vahele ka, et kuidas te seda majas kuidas te sõnastasite seda, kas oli selline tehniline vajadus või oli see nagu äriprobleem, kui te seda edasi viisite, et saada sellele need kinnitused, kas sa tead seda osa või see oli juba DevOpsi enda poolelt nagu sõnastatud? Ma ei tea, kõigepealt ikkagi meil kõik algab ikkagi ärivajadusest. Okei. Kuigi tegelikult alternatiivina lõpuks meil ju otseselt selle sünteetilise andmestiku genereerimiseks sellist lokaalselt hostitud mudelit otseselt vaja ei olnud, et tegelikult me saame seda teha ka kenasti välise mudeli avalikus pilves olema mudeliga, kuna seal on kõik sellised avalikud andmed ja midagi tundlikku ei ole. Aga kas see kogemus selline oli sellise protsessi juures kui selline, eks, et kas see oli selline kergem või raskem, kui te alguses arvasite, et tuli see niimoodi valutult teile? See tuli kindlasti valutult. Ma ei ütleks, et meil üldse mingeid eelarvamusi oli, et meie DevOps on juba pikka aega olnud riigipilve kasutaja. Ehk ma arvan, et ta seal ka väga eks ta konsulteeris Avega ja kõik läks kiirelt ja kergelt. Okay. Ma usun, et Ave jagab ka teistele seda oma abi, kui seda vajatakse. Et siin tundub püüan võrdselt kohelda. et siin tundub, et praegu meil jätkub veel seda ressurssi, et tehagi sellist nagu nii-öelda üks-ühele niisugust arutelu, et mis oleks nagu need vajadused ja kuidas need tegelikult nagu paika saavad, mis on tegelikult vägagi tore. Aga tänud, Merle, ma võib-olla nüüd annaks ka Rikile, et Indrekule, et ta natukene jagaks meiega siis selle, et kuidas tulid sellise tehnilise toe või kasutuselevõttu, kuidas sinu kogemus nii-öelda siis oli sellest kasutaja vaatest? Tere ka minu poolt, et ma olen siis Rikis andmeanalüüsi tiimijuht. Et kui varasemalt sai peaasjalikult tegeletud andmeloo arendamistega, siis kohe, kui tuli ChatGPT esimene versioon välja, siis hakkasime ka meie AI asjadele rohkem rõhku panema. Mis puudutab siis kasutajakogemuse teemat, siis me oleme nüüd uute pilve klient olnud pea 2 aastat ja kui kuulata nüüd Merle juttu ja varasemalt öeldud juttu, siis see natukene erinev kogemus, nii et ma võib-olla väga palju rõhku sellele ei pane, et täpselt siis, kui me hakkasime tellima, hakkasid uued need ASA kaardid tekkima sinna pilvevõimekusse, et neid alguses isegi ei olnud, et seal oli võimalik tellida siis B100 näiteks. Et meil tänu sellele oli see kasutajakogemus, et saada ideest teostuseni, ütleme, et 2-3 kuud äkki või, et palju oli läbirääkimist ja konsulteerimist sel teemal. Aga nagu näha, siis nüüd seda muret enam ei ole, nii et see on positiivne kuulda. Et meie ise siis kasutame A100 hetkel peaasjalikult siis mudelite treenimiseks, et me treenime siin kuni 1 miljard parameetriga suuruseid mudeleid. Et siis on need õigusspetsiifilise valdkonna jaoks, et peaasjalikult siis muidugi anonüümimiseks, kuna kohtumenetluses on väga palju dokumente, mida sooviks edasi kasutada, aga neid isikuandmetega välja võiks anda, et siis me anonüümime neid dokumente. Kasutame seda ka andmeloos, et kuigi andmeladu meil on pseudonüümitud kujul, siis mingid vabatekstilised väljad on ka, mida soovitakse välja kuvada andmeloos.
Ja et seda võimalik siis teha oleks, siis me anonüümime need vabatekstilised väljad ka ära. Samuti me siis kasutame seda klassifitseerimiseks, et sama lugu, et meil on mingid vabatekstilised väljad ja siis oleks vaja sealt leida, et näiteks mida siis täpsemalt poest varastati. Et siuke konkreetne näide. Või siis, et kui suur rahaline kahju oli. Et kõik sellised mudelid me proovime ise majas treenida, kuna mingi andmestik võib natukene tundlikum olla. Ja samuti nüüd nende chatbotide valguses on meil vaja hakata looma ka lokaalseid RAG-süsteeme, mis ei ela puhtalt pilves. Et seal me vaatame ka seda võimekust, et saada treenida vektoriseerimiseks kasutatavaid embedded mudeleid. Ja samuti tekkis just üks uus idee ka, aga see selleks. Et praegult on meil iseenesest treenimise mõttes on sellest ressursist täiesti piisanud. Viimase 2 aasta jooksul on vist paar korda võrgu probleem esinenud, et kuigi me otseselt SLA-de arenduskeskkonna jaoks ei jälgi, siis iseenesest oleme väga rahul olnud, et ei ole probleeme esinenud suuremaid. Ei oskagi nagu nüüd kohe midagi muud öelda, et treenimise jaoks on see kindlasti väga okei lahendus, et võtta sealt infratasemelt seda. Üks aga on lihtsalt, et kui te nagu nii-öelda äri poole pealt tulete sisse, vaatate näiteks sealt hinnakirjas, kui palju see kuus võiks maksma minna ja siis lähete siis kõrgemale, et nõudma seda nii-öelda eelarvesse, et oleks vaja seda tellida, siis kindlasti konsulteerige ennem läbi, et kui palju see tegelik kulu võib tulla, et kui palju teil tegelikult näiteks CPU-d juurde vaja on, RAM-i juurde vaja on, ketast ja nii edasi. Et siis on teil kindlasti lihtsam ka kõrgemalt seal läbi rääkida, et ei tuleks üllatusi. Kui sul oleks selline avaliku sektori asutusele üks selline aus soovitus kaasa anda, et oma kogemuse baasilt, mis see võiks olla? Aus soovitus. Ei oskagi öelda niimoodi. Pigem praegult ma olen üsna optimistlik selles vaates, et üks asi on treenida, aga kui palju sul teistel asutustel võib-olla on vaja nagu treenida neid mudeleid spetsiifiliselt enda jaoks. Et võib-olla ongi vaja, et lihtsalt kuna on tundlikud andmed, siis on vaja mingit mudelit jooksutada koos kõige muu selle pagasiga nii-öelda. Et pigem olen optimistlikult meelestatud, et see kubevõimekus ka sinna tekib. Ja võimalus lihtsalt, et sul on riigipilves jooksevad mingid rakendused, siis saaks seda GPU ressurssi ka ära kasutada selle jaoks, et siis kiirendada mingit rakendusi nii-öelda, mis teil tööks on igapäevaselt vajalik. Kohe, mis pähe tuleb, olekski näiteks mingid transkriptsiooni lahendused näiteks. Et saaks reaalajas ilusti transkribeerida mingid neid ülekuulamisi, kohtuistungid ja nii edasi. Kui palju, ma mõtlen just selle ressurssi peale, et kui palju teie kasutate või kasutasite sellist nagu inimressurssi ja sellist know-how'd nagu väljaspoolt, kas teil on see endal sees olemas või kuidas te nagu seda poolt nagu lahendate? Meil endal on masinõppearendajad ka olemas, kellel teatud kogemus selles on. Samuti, et on ka nii-öelda, et meil on admini eraldi tiimis ja nendel on seda pilve kogemus nii-öelda olnud, et selles suhtes meil nagu väljaspoolt väga palju abi selleks vaja ei olnud, üldse ei olnud. Rohkem oli võib-olla ikkagi konsulteerimist UT-ga, et mis võimekused neil endal on ja kuidas nad näevad ette, et me need võrguteemad näiteks ära lahendame. Et see on nii-öelda jällegi juristi poole pealt väga oluline info, et kui on vaja mingit riskianalüüse ja mõjuanalüüse ka teha, et kuidas see kõik tegelikult välja näeb ja kui hästi need meil andmed siis kaitstud on. Et me proovime muidugi, et kuna meil on see lihtsalt treenimiseks, siis ega seal tundlik andmed meie otseselt ei saada. Võib-olla oligi kõige suurem projekt lihtsalt see, et kuidas me saame näiteks esmase anonüümise mudeli valmis. Et see oli ka ikkagi rohkem siis nii-öelda avalike andmete pealt, mis on näiteks avalikustatud, aga meil olid vähemalt olemas nagu mingid metatasemel ka, et mis andmed seal sees on. Aga kas te kohe saite alguses aru, et teil on mingisugust GPU võimekust siin vaja? Ja, seda küll jah. Et selles küsimust ei olnud. Okei.
et te panite selle, teil oli ikkagi, te panite selle alguses kokku, ennem kui te siis pöördusite nii-öelda Riti ja Taisi poole. Okay. Ja sa mainisid ka, et noh, teie kogemus oli natukene niisugune pampi, mitte nagu Merlel, aga see ka näitabki seda, et see protsess ongi ju tegelikult iteration, on ju, et ta kogu aeg tegelikult muutub ja ongi selline, et sellepärast ongi hästi oluline, et me saamegi nende kasutajate poolt ja ka meie siin Justigis, et me saamegi seda tagasisidet, et kuidas ja mis on, kus võiks see protsess nagu sujuvamaks muuta, kus me võib-olla saame sinna mingisugused asjad sisse tuua, aga ma vaatan praegu seda, et ma hoiaksin meid siin selles ajakavas sees, ma tahtsin anda siin natukene aega ka küsimustele. Indrek, kui sul endal midagi veel lisada ei ole, et ma võib-olla teeks lahti selle, et kas on kellelgi praegu Ivarile, Merlele, meile siin mingisuguseid küsimusi, mis on veel õhus, mida me saaksime vastata. Ma vaatan chati ka, tundub, et... Ja, tervist. Mul on üks küsimus on, et Keist, Martin. Ja, aga palun, Martin. Teil on väga palju GPU-sid, mis on tore, meil on ka mõned. Aga kui meil, ütleme, tekibki, meil on nagu kaks vajadust. Üks on need DNA arvutused ja teine on siis parooli murdmise arvutused. Et kas me, ütleme, saaksime nagu lihtsalt nagu, te rääkisite küll, et saad nagu rentida neid GPU-sid. Aga lihtsalt ütleme, et me rendimegi teist, ütleme, vaatame, et okei, et meil on vaja mingid 10 GPU-d. Teeme nii-öelda avalduse ja siis saame renti nad võtta mõneks ajaks. Et teha neid väga spetsiifilisi asju nendega. Mis see rentimine tähendab, et kui see rentimine on mingi pilv või kasutuseks reservatsioon, siis saab, eks ole, et füüsiliselt ma neid nagu kargobussidega saatma ei hakka. Ja, okei. Ja kuna see on nii-öelda nagu need andmed, mis me seal nagu töötleme, on tundlikud, et siis saab ka, eks ole, ta on ilusti istub kuskil riigipilves, et ta kuskil .comis ei käi vahepeal. Ei, ta .comis ei käi, ta istub, riigipilve kaudu istutasin Tartu Ülikoolis, eks ole, millel on ka oma ISO ja AK jaoks ta on nagu okei, geenivaramu jaoks kõlbab ja nii edasi. Okei, selge. Aga selline küsimus oligi. Tänud. Kas kellelgi veel? Aga siis ma võib-olla teeksingi sellise kiire kokkuvõtte, et ma mõtlen, et ütleme niimoodi, et minu vaatest ja see tehisaru kasutusele võtta on praegu hästi kiire. Igal pool seda võetakse kasutusele, aga see pole juba mingi aeg enam selline idee või tööriista küsimus, et mingist hetkest alates on see tegelikult lähebki taristu küsimuseks. Et kui me tahame rohkem teha, siis peab see sobiv arvutusvõimekus olemas olema ja sellepärast me ka seda riigis tegeleme sellega, et meie siis HPC võimekus kasvaks. Et teiseks võib-olla see, et selle teenuse olemasolust ka üksi ei piisa. See peaks olema arusaadav niimoodi, et selle tee jõudmiseks, et kus alustada, mida kirjeldada, kuidas tehakse siis valik, et TAIS, Lumi või muu lahenduse vahel ja kes aitab selle vajadusele siis nii-öelda tehniliseks lahenduseks tõlkida, et see on tegelikult hästi oluline. Me peame aru saama, mida me tahame lahendada, kellele see kasulik on. Ma näen siin meie rolli hoida seda strateegilist tervikpilti ja koguda seda sisendit, miks ongi nagu sellised koosolekud minu jaoks kasulikud, et aidata selle põhjal siis kujundada ja anda ka sisendit, et see tuleks selline järgmine ja parem versioon meile kõigile ja võib-olla siis see ka, et mis paneb selle kogu süsteemi nagu proovile. See kasutuse kogemus tegelikult näitab, missugune see intake on, kas me vajame, kas need teenuse loogikad, mida me praegu teeme, kas need peavad vastu, kas see
järgmine asutus saab juba kiiremini edasi liikuda, et see on üks asi, millega me pidevalt tegeleme ja on vaja, et me vestleme üksteisega, nii nagu siin me näeme Ave ja Ivar omavahel ja siis meie peaksime ka avaliku sektori vaates samamoodi tegema, et see oleks palju kiirem ja protsess edeneks, aga ma teen siis ei vea seda pikaks seda juttu, et minu põhisõnum võib-olla ongi see, et me ei peagi alustama GPU terminoloogiast, et see on selline, ma kuulen hästi palju seda infrastruktuuri tasemel, aga tegelikult me peaksime alustama siis sellest probleemist ja ma näen aina rohkem ja rohkem seda, et kui see vajadus on päris, siis meil riigil peaks olema selline selge tee ja see ongi see, millega me tegeleme, et lõpuks aru saada ja paika panna, kuidas see vajadus siis sobiva lahendusele viia. Ja ma arvan, et sellega ma ka lõpetaks. Tänan kõiki, kes on meil siin ühinenud, küsimusi küsinud ja alati saab meiega ka ühendust võtta ja annan teile siis natukene aega tagasi ja soovin teile ilusat reedet ja mõnusat tulevat nädala lõppu kõigile. Aitäh teile! Aitäh teile ja nädalavahetust! Aitäh!